Miks on saanud moest ja rõivastest prügi probleem, räägib meile Kerli Kant-Hvass. Nii, tere kõigile. Ma räägin eesti keeles, ma saan aru, et jätkab eesti keeles. And thank you, Alec, for such a sharp and inspiring introduction. Ma teen siis omalt poolt natukene tuginedes oma kogemusele neid teemasid avan natuke rohkem. Kõik, mis Alec ütles, kõigega ma olen täiesti nõus. Ja minu see ettekande pealkirja valik oli siis, et miks üldse on moest prügi probleem saanud, et tegelikult ju väga kahju. Et kui ma tavaliselt kõnelen ringsetest ärimudelitest ja lahendustest, siis tänane ettekanne on selline nagu virisev, et miks see kõik nii halb on, aga ma isegi otsapidi nagu naudin seda, sest ma tean, et peale minu ettekannet on paneel, kus võib-olla arutatakse just neid lahendusi. Minu enda taust riietega on peaaegu 20 aastat. Ema on mul õmbleja olnud, et see armastus riiete vastu tuli mul juba lapsest saati, kus võeti, nagu ma arvan, et meil paljudel kodus, et see vanaema jakk pöörati kangas ümber ja tehti uus jakk. Ja olen elanud ligi 20 aastat välismaal, Taanis ja Ameerikas. Ja just nagu seal elades ma puutusin kokku sellise nagu suure või ületarbimisega, et ma tegelikult sain šoki, ma arvasin, et mul oli hästi palju riideid. Aga nähes seda, kuidas Ameerika või Taani inimesed tarbivad, siis mul kuidagi hakkas, et okei, et kuhu nad siis lähevad ja et see tarbimise intensiivsus nagu sai minule seal oluliseks ja sealt võib-olla natuke hakkas minust selline aktivist kasvama. Mu taust on sotsiaalteadused, ärijuhtimine ja sotsiaalettevõtlus, aga riietega olen ma olnud peaaegu ligi 15 aastat seotud. Ma olen olnud, esimene pilt on Ameerikas second-hand poes ja minu selline võib-olla jätkusuutliku moe koht seal väärtusahelas, mis südame põksuma paneb, ongi see kasutatud riiete, et meil on juba ilusad riided, et anname nendele siis uue võimaluse. Mul on endal kapis tegelikult 20-30 aasta tagused riided, mis nüüd on väga ilusad, ma jälle kannan, et ma olen hakanud mõtlema, et mu enda riidekapp on tegelikult see kõige parem pood praegu. Ja ma olen ka see, kes ei ole rahatsinud kuskile neid ära anda või visata, et nad seal on. Kui ma Ameerikas tagasi, seal oli ma second-hand poes ja seal ma nagu nägin sellist intensiivsust. Öeldakse, et ameeriklased ostavad 70 rõivast aastas ja ka eurooplased väga maha sellest ei jää. Sealt tagasi tulles ma läksin Taani ja tahtsin teha siis sellise, tänapäeval öeldakse ringmajanduse ärimudel, et second-hand kontseptsioon, kus teen koostööd brändidega. Aasta oli 2010. Kirjutasin äriplaani, läksin naisettevõtjate konkursile Kopenhaagenis, sain esimese auhinna ja hakkasin suure tuhinaga pihta. Aga siis sain aru, et ma olen ikka ajast väga ees, ma tahtsin brändidega koostööd teha ja brändides ei olnud selliseid inimesigi üldse, kes said aru, et mis mõttes need kasutatud riided, brändide suhe rõivastega oli kuni nagu kaupluseni ja seal müüdi ära ja siis tegelikult seda järgmist otsa nad ei teadnud. Ja ma sain aru, et ma tegelikult mingit pisikest keldripoodi teha ei taha ja et see mõte, mis mul oli ikkagi vist natuke ajast ees. Ja rahad olid otsas ja hakkasin tööd otsima ja nägin, et Copenhagen Business School otsis doktoranti teemal, et kuidas professionaliseerida kasutatud rõivaste turgusid. Ma ei olnud kunagi arvanud, et ma hakkan doktorandiks, et hakkan teadlaseks. Aga tähtaeg oli 3 päeva pärast, võtsin oma äriplaani ja kirjutasin selle doktori taotluseks. Võtsin ühendust ka kiirmoe suurkorporatsiooniga Bestseller, kellel siis Eesti turul on Vero Moda, Vila, Jack & Jones, Only, Selected, meil on 20 brändi ja ka Taani Punase Ristiga. Ja sain rahastuse siis, et 3-4 aastat tegin seda doktorantuuri, see oli rakenduslik doktorantuur, kus me uurisime erinevaid võimalusi, kuidas siis kiirmoe brändid saaksid selliste ringsete reuse, recycling strateegiatega tegeleda. Väga palju huvitavaid piloote, mis jäävad juba 10 aastat tagasi. Tänapäeval on need kõik väga aktuaalsed, mitte midagi väga suurt pole muutunud. Ja keda huvitab, siis on doktoritööd saab lugeda ka. Ma arvan, et võib-olla väga palju seal uut enam ei ole.
ja jäin sinna ka tööle, aga tegelikult sellises kiirmoe korporatsioonis nende teemadega tegelemine oli ikkagi ja siiani on vastu seina väga palju jooksmine. Ja lihtsalt entusiasm ja kõik, ma tundsin, et ma tahaks rohkem ja suuremalt. Ja viimased 7 aastat olen siis olnud sõltumatu konsultant. Mul on oma konsultatsioonifirma, nõustan erinevaid startup'e ja ettevõtteid ja erinevaid ka KOV-e näiteks ringsete ärilahenduste arendamisel ja juurutamisel ning olen ülikoolides lektor. Nii, liiga pikk sissejuhatus oli, aga et ma tõin selle riiete prügi kohta nagu sihukese metafoori, et mõtleme, et riided on nagu puu, et need juured on see toormaterjal, see tüvi on see, see tootmisahel ja oksade peal on siis kõik need ilusad riided, et need oksad võivad olla meie kehad, võivad olla ka meie riidekapid, aga ka poed. Ja ideaalis tegelikult, kuidas nüüd siit tagasi, et ideaalis, et kui need lehed sinna alla kukuvad ühel hetkel, siis nad võiks siis ära kõduneda või siis nad iluti kokku riisuda ja sellest midagi teha. Aga tegelikult nagu ka Aleke siin eespool juba näitas, et see süsteem on väga-väga katki. Siin ekraanil on nagu see suur pilt, et mis läheb nagu globaalselt, et mis läheb eestotsas sisse, 97% erinevad kiud, ma tulen selle juurde tagasi ja mis seal taga siis on, et tegelikult 73% või 2/3 meie rõivastest ikkagi läheb prügisse ja väga-väga kiiresti. Ja miks ta siis läheb? Nii, ma nüüd siin. Ja kui me vaatame Eesti sellist nagu kaardistust, siis samamoodi, et 25% kogutakse kokku, need on nüüd 22 aasta viimased andmed. Sellest, mis kokku kogutakse, läheb omakorda 50% prügimäele, mis on väga jabur, et milleks siis seda üldse kokku koguda. Kohalik korduskasutus on kuskil 15% ja siis läheb ekspordiks. Et sellist, ütleme, see rõiva korduskasutus on ikkagi väga lühike seal. Ja miks siis riietest on saanud prügiprobleem? Siin on nagu suured teemad ja ma annan teile sellise enda nägemuse nagu helikopteri pealt. Meil on ületootmine, meil on ületarbimine ja kiirmood, samad teemad, mida Alek juba siin hommikul tõi ette. Meil on sünteetid, meil on plastiprobleem. Tegelikult tänaseks on saanud moetööstusest nagu plastitööstus, mida võib-olla ei räägita plasti kontekstis, aga me peaksime. Meil on puudulikud ringlussevõtu võimalused, mittekasumlikud ringsed ärimudelid ja olematu seadusandlus. Ja ma käin need teemad nagu kõik natuke detailsemalt nüüd läbi. Et ületootmine on tegelikult see kõige suurem probleem, mida Alek ka tõi välja, et meil on lihtsalt väga palju riideid. Ja me võime teha neid ökopuuvillast, me võime teha neid väga keskkonnasõbralike meetodi abil, aga kui neid on liiga palju ja neid tegelikult ei kasutata, siis ei ole seal mingisugust keskkonnavõitu. Et need pildid ma olen ka ise 15 aasta jooksul teinud, et kui ikkagi T-särk maksab 1,80, siis võiks küsida, et kuidas on T-särk odavam kui ka tass kohvi, isegi 2 korda odavam. Samamoodi seal kõrval on Hunter bränd, see on Kopenhaageni kallis kaubamajast tehtud väljamüügi ajal ja see pilt juba näitab, et tegelikult asjast on otsapidi prügi saanud poes. Et kui jaekaupmehed saadavad sellise signaali tarbijatele, et kuidas me saame siis eeldada, et tarbijad ostavad mõistlikult, lähevad koju ja kasutavad neid mõistlikult ja hoolitsevad nende eest, et see on juba selline brändipoolne kommunikatsioon, et palju nad ise väärtustavad oma tooteid. Kui me vaatame, siin on see rõivatööstuse kasv, lihtsalt detailidesse ei lähe, aga aasta 75 ja 2030, et tegelikult see kasv, palju nagu kiusid, maailmas tekstiilikiusid toodetakse, see kasvab tohutult. Ja see illustreerib selle moetööstuse kasvu. See slaid tuli väga kummaliselt. Ka suured tähed ja pooltekst on neid, aga hiljuti tuli jah, et see on selline olnud hall tsoon,
et need müümata jäänud kollektsioonid ja tegelikult ka tagastatud, et kui te ostate online'ist asju, siis väga tihti 22–43% need asjad ei lähe uuesti müüki, sest brändidel on odavam nad ära hävitada, kui see, et nad vaatavad need läbi ja uuesti panna müüki. Ja see on esimene uuring, mis seda siis on Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt tehtud, esimesed numbrid, mis nagu toovad natuke seda pilti lauale. Kui ma ise töötasin Jack & Jonesis, siis tol ajal minu jaoks oli arusaamatu, et bränd tegelikult ei tea, mis nendest asjadest saab. Ja autojuht tegi mulle pilte Taani poodidest, kus oli tegelikult müünud või poe personal oli visanud ära nagu lihtsalt tavaprügikasti müümata jäänud neid. See oli 10 aastat tagasi, loodetavasti neid praktikaid enam pole. Et meil on ületootmine ja sellega kaasneb siis ületarbimine ja kiirmood. Jällegi pilt kiirmoe kauplusest väljamüügi ajal ja näete, et seal on nagu pidu, asjadel ei ole mingit väärtust, nad on maas. See tegelikult see õhustik seal kaupluses oli minu jaoks nagu väga kurb, et tegelikult neid riideid ei ole väärtustatud, et nad on väga odavad, ongi 2-3 eurot tükk ja me ei saa ka oodata tarbijatelt, et sealt tuleks selline väga hooliv ja armastav suhtumine nendesse. On ka ultrakiirmood, Temu ja Shein, kõige suuremad tegijad ja selline kultuur, et suunamudijad avavad sotsiaalmeedias neid pakke ja teevad siis postitusi ja sellest on saanud nagu noorte seas selline meelelahutus. Shein, need numbrid, mis seal taga on tohutud. 21. aastal näiteks 2000–10 000 uut toodet päevas panevad müüki. Hinnad algavad 1,99. 22. aastal kasvas nende tootmismaht 57% ja sealt ka heitkogused. Ja kui me vaatame seda nagu tarbimist, siis sellel joonisel on näha, et kui lilla joon on see müügikasv, siis see punane joon, mis allapoole tuleb, näitab, et tegelikult meil on rohkem riideid, aga me kasutame neid vähemat aega. Lihtsalt see turnover meie kappides on tunduvalt kiirem. Ja teadlased on uurinud, et mis on siis need põhjused, miks inimesed riideid ära viskavad ja praegu on väga palju Euroopa sellise seadusandluse tegemise raames väga suur fookus sellele, et meil peab olema parandatavus ja meil peavad olema tugevad riided. Aga tegelikult uuringud näitavad, et ainult 37% inimesed viskavad oma riided ära sellepärast, et nad kas on siis katki või vajaksid parandamist, et tegelikult on 35%, et see lihtsalt see emotsionaalne väärtus kaob sealt ära või sul on seda liiga palju, sa ei saa ainult ühe asja korraga panna selga. Siin on ka see külg, et kuhu need siis lõpuks lähevad. Et Aafrikasse ja arengumaadesse on siis rõivaste eksport, kasutatud rõivaste eksport mitmekordistunud viimastel aastatel. Tuleb välja uuringuid, Euroopa Keskkonnaagentuur siin numbrite järgi, et 47% läheb Aafrikasse. Uuringud näitavad ka, et 30–40% sellest, mis sinna jõuab, tegelikult kasutusse ei jõua, sest seda on liiga palju või siis Aafrika turul ei ole vajadust nende järgi. Aga selle numbri kõrval on ka tulnud viimastel nädalatel teistmoodi raportid, mis just näitavad, et see protsent on 5% ja tegelikult see toodab väga palju töökohti seal ja annab nagu sellist sotsiaalset väärtust. Et kõikidesse numbritesse alati tasub natuke ikkagi kriitiliselt suhtuda, sest seda kogu tõde on nagu raske panna võib-olla ühte raportisse. Aga fakt on selles, et need on mitmekordistunud, need mahud. Ja tegelikult ei ole Aafrikas mitte mingisugust ümbertöötlust, et isegi kui nad seal kasutatakse korduvkasutuses, siis ühel hetkel on nad prügi ja seal ei ole mitte mingeid jäätmekäitlussüsteeme, mis siis seda tekstiiliprügi nagu käitleks. Ja eelmine aasta oli Rootsis tehti uuring, et mis siis pannakse sinna H&M-i kogumiskastidesse
ja selle uuringu tulemusena nad panid nagu need tracerid külge ja oli näha, et üks rõivas näiteks reisis 17 000 kilomeetrit ennem kui ta jõudis oma sihtpunkti ja keskmiselt oli siis vist 6 või 7 000 kilomeetrit. Et ka see on jabur, et see kasutatud T-särk reisib ümber maailma sellises mahus. Veel üks probleem, et sünteetilised kiud ja mikroplast. Et täna, nagu ma enne mainisin, on moest rääkimine, me räägime ka plastiprügist, sellepärast et 68%, ligikaudu seal 70 juba, meie rõivastest ja tekstiilidest on sünteetika. See on plastmass, naftast tehtud või gaasist. Ja kui me vaatame seda kõrval, see Textile Exchange reference on seal tegelikult väike viga, aga need numbrid on nagu samad. Kui me vaatame seda, siis see punane on kõik, mis on sünteetiline ja see algab 1980 ja lõpeb siis seal 25, aga me näeme, et 2000. aastal võttis polüester üle puuvilja ja me näeme seda, et 2020. aastal kahekordistas polüestri tootmine ennast võrreldes 2000. aastaga. Nii et 20 aastaga on polüester nagu kahekordistunud. Kõik see roheline on seal puuvill ja tselluloosil põhinevad kiud, mis tegelikult ei ole kasvanud. Ja siit see on nagu oluline slaid selleks, et näha seda seost kiirmoe, ultrakiirmoe ja sünteetiliste kangaste vahel. Ja sünteetiline odav polüester on võimaldanud selle, et saa teha neid väga odavaid 1-2 euroseid tooteid. Ja sünteetiliste kiudude puhul on ka teine probleem, millest veel mõni aasta tagasi väga vähe teati, aga tegelikult eraldub sealt väga palju mikroplasti. Jällegi slaid on natuke naljakas, aga saame hakkama. Euroopa Keskkonnaagentuuri järgi, et Euroopas 8% mikroplastist, mis meie veekogudes on, tuleb siis tekstiilidest. Maailma numbrid näitavad, et isegi 35%. Ja see on asi, mis on natuke akadeemiline, aga toob välja selle komplekssuse, et see on siis nii tootmisfaasis, nii meie pesumasinatest, aga ka nagu õhku. Kui teil on näiteks fliis diivani kate, ma olen ise kogenud seda, et sealt tuleb nii palju seda mikrokiudu, et isegi hingamist võib hakata see segama. Eriti lapsed, kõik laste need plüüžmänguasjad on ju tehtud sünteetikast ja need polüesterkiud, mis on tegelikult plastmass, mida nad siis suhu panevad, et see tegelikult on mikroplast. Ja see läheb meie õhku, meie ookeanidesse, meie põhjavette ja ka pinnasesse. Nii et meil on suur probleem sellega, selle sünteetilise kiuga. Ja veel, et meil tegelikult puuduvad ringlussevõtusüsteemid. Järgmisest aastast on siis Euroopa Liit kehtestanud kõikidele Euroopa Liidu riikidele kohustuse korjata kasutatud tekstiil eraldi olmeprügist. Mõned riigid on sellega juba alustanud, Taani alustas eelmisel suvel, piloteerivad. Ja mis see siis nagu tähendab, et täna tegelikult, et oma rõivaid ära anda või ringlusse saata, on ikkagi väga piiratud, juhuslik, suurtes linnades on kastid, aga üle-eestilist süsteemi meil ei ole. Paljudes riikides on seda tööd teinud ikka väga pikalt korduskasutusorganisatsioonid, abi, sellised sotsiaalse eesmärgiga organisatsioonid. Ja nüüd on küsimus, et kuidas seda siis korraldada, sest tegelikult tarbijad otsivad mugavust, nad tahavad aru saada läbipaistvust, kuhu nende asjad lähevad, aga ka see, et tegelikult, et mis asi on prügi. Taanlased näiteks hakkasid koguma nii, et kodumajapidamistes korjavad nad seda tekstiilijäädet nagu kaltsu ja siis korduskasutusorganisatsioonid ja muud eraettevõtted siis tegelevad sellise parema kvaliteetse rõivaste ringlusse saatmisega. Aga juba on näha, et tegelikult inimesed ei tee vahet. Et sinu väga armas kleit, mis on sinu jaoks võib-olla kuld, on tegelikult ikka kaltsu või siis vastupidi. Et need süsteemid vajavad nagu arendamist
Eestis ka on juba esimesed sammud, vist hakatakse sellel teemal mõtlema. Aega väga palju pole jäänud, aga neid mudeleid tegelikult on erinevaid. Näiteks on ka eraettevõtted Sellpy Rootsi turul, et sa saad anda oma asjad sinna, nemad vaatavad nad läbi, panevad, hinnastavad, panevad sinu eest need müüki ja mis on nagu halva kvaliteediga, siis annetavad edasi. Siin on näide sellest Taani Punase Risti kogumisest, et on ka siukseid pilte, et nad ei suuda nagu hoomata, et tegelikult need kogused on väga-väga suured ja need mittetulundusühingud, kes seda ikkagi on, seda suurt tööd nagu teinud siiani, et nad ei saa professionaalselt hakkama, need mahud on ikkagi väga suured. Et see on valdkond, kus loodetavasti tulevad lahendused, mida on väga vaja. Ja kui me räägime sellest ringlussevõtu lahendustest, et kogumine on olematu ja puudulik, vajab tohutult investeeringuid ja arendamist, siis tegelikult see müüt, mida võib-olla meedia väga palju kajastab ja eriti moefirmad fokusseerivad sellele, et nagu ümbertöötlus, et tehnoloogia tuleb ja parandab ära või teeb sellest, vabandust väljenduse eest, aga sitast saia, siis see on müüt. Et kui me vaatame, et maailmas on täna 1-2%, mis vanadest riietest tehakse ümber uuteks riiesteks. Ja see number on seal, see natukene kasvab, aga see on väga väike. Et 100 riidest 1 töödeldakse ümber järgmiseks rõivaks. Ja sellelt skeemilt, see on 2023 andmed on näha, et tegelikult recycled polyester on seal, see tuleb plastpudelitest. Ja plastpudelitest tehtud rõivad ei ole jätkusuutlikud, sellepärast, et neid plastpudelitest tehtud rõivaid ei ole tänase tehnoloogiate juures võimalik suures mahus ümber töödelda. Et see on selline nagu ühe suuna pilet, et me anname talle natukene nüüd pikema eluea, aga tegelikult see ei ole lahendus. Ja on ka plasti ümbertöötlus. Organisatsioonid on pöördunud ka Euroopa Komisjoni poole, et palun, et ärge võtke meie toormaterjali ära, sest pudelist saab teha edukalt uue pudeli. Et see pannakse nüüd rõivasse, kus tegelikult ei ole seda ringset lahendust, ei ole jätkusuutlik valik. See slaid on ka päris oma, aga siin on Renewcell, mis on Rootsi ümbertöötlusettevõte, keemiline ümbertöötlus, mis läks siin mõned kuud tagasi pankrotti. Tänaseks nad on leidnud uue omaniku ja loodetavasti tõusevad tuhast uuesti ülesse. Aga see on oluline näide, sest 10 aastat tagasi, kui ma ise istusin brändi poole peal, oli see, et meil ei ole tehnoloogiaid, meil ei ole lahendusi ja meil kõik on väga raske. Renewcell oli üks nendest ettevõtetest, kes on tohutult investeerinud nii era kui avaliku kapitali, et välja töötada. Neil on suur vabrik Rootsis. Ja miks nad pankrotti läksid? Seal taga on nagu see teema nagu laiem ja keerulisem, aga 2 põhiasja. Nad tegelikult ei suutnud piisavalt toorainet saada, mis tähendab siis 97% puuvill. Nendel on puuvilla ümbertöötlemine ja seal ei tohi seda plastikut sees olla. Isegi kõik meie voodilinad hotellides, käterätid on tegelikult polyester ja puuvia segu. Ja teine, tegelikult see, mis nad siis tootsid, neil ei olnud võimalik müüa. Brändid teevad neid inglise keeles in capsule collections, neid jätkusuutlikkuse kollektsioone turunduse eesmärgil, aga tegelikult päris ärisse nad ei tee seda commitmenti või ühesõnaga, nad lihtsalt ei osta, sest see on kallis ja odavam toormaterjal on nagu käepärasem. Ja see on nagu väga oluline selline wake up nagu kogu sektorile, et tegelikult meil on tööstus, meil on tehnoloogia, aga meil puudub tegelikult tahe nagu brändide poolt ka nagu pühenduda. Ja see, et täna, et meil ei ole mitte midagi, see enam ei vasta nagu tõele, et tegelikult täna puudub see tahe. Nii, ja siis veel üks oluline aspekt, mis mul hakkan ajast üle minema, aga on need ringsed ärimudelid. Nendest räägitakse väga palju, ma olen ise, see oli minu doktoritöö teema ja ma olen ise väga palju nõustanud startup'e ja ettevõtteid sellel teemal. Täna mina skeptikuna ütlen, et tegelikult need ei toimi. Seal ei ole seda majanduslikku poolt.
Ringsed ärimudelid, ma ei hakka siia minema, aga neid on nagu kogu väärtusahela lõikes. See kõige olulisem, mis seda nagu prügiprobleemi peaks lahendama, on ikkagi selle toote kasutuse juures, et kuidas me hoiaksime, nagu ka Alek ütles, kuidas me hoiaksime seda nagu pikemalt kasutuses, mis on juba tehtud ja kuidas me tegelikult siis looksime olukorra, et uusi toodetaks juurde. Inglise keeles on see replacement rate, et see, et sa lähed ostad second hand'i, kas see tähendab, et sa lihtsalt ostad rohkem või sa tegelikult siis vähendad ka oma tarbimist, et uute ostmist. Ja seal ringsete ärimudelite maailmas on ka kirev maailm, seal on MTÜ-d, seal on brändid ja on startup'id. MTÜ-d on need, kes teevad, suudavad sealt ikkagi nagu annetuste kaudu raha teenida. Brändid teevad seda sellise, ma ei ole veel kuulnud ühtegi brändi, kes ütleks, et ringne ärimudel tegelikult on neil sedasi kasumlik, et nad kõik subsideerivad seda lineaarse majandus- või ärimudeli tegemistest. Ja siis on seal, ja need on rahvusvahelised, et mul ei ole kahjuks Eesti näiteid ei jõudnud panna. Ja siis on need nagu startup'id või ettevõtted, kes on siis loonud kas korduskasutusplatvormid või ja seal tegelikult neil on väga raske. Just hiljuti rääkisin ühe Taani korduskasutusplatvormiga, kes avas füüsilised poed ja aasta hiljem paneb need kinni, sest nad tegelikult majanduslikult ennast ära ei ela. Ja mul oli väga kahju ja üllatav seda kuulda. Ma arvasin, et turg hakkab nagu valmis saama või natukene küpsema. Ja aastal 2019 Ellen MacArthur Foundation hindas, et need ringsed ärimudelid, mis on siis korduskasutus, parandus, rentimine, et need moodustavad 3,5% turust. Ja seal on siis protsentuaalselt lahti löödud ja et 2030 aastaks see võiks olla siis kasvanud 23 peale. Siis mina isiklikult kahtlen. Ma tean ka teisi eksperte, kes kahtlevad, et tegelikult täna me ei ole näinud, me näeme küll väga palju nagu erinevat tegevust seal, aga sellist skaleerimist, seal on väga palju barjääre. Ja on ka nagu hinnatud, et millised need ärimudelid siis võiksid ringsete või milliste brändisegmentide juures siis võiksid need ringsed ärimudelid kasumlikud olla. Ja tegelikult ikkagi luksus on see, et kui sul on väga hea toode, väga kvaliteetne toode, heast materjalist, siis on seal potentsiaal seda parandada, korduvkasutada ja nii edasi. Aga kui me lähme linna kaubakeskustesse, siis me tegelikult näeme ikkagi seda kiirmoodi ja seda mid-market brände. Et see nagu seletab, et miks ei ole need ringsed ärimudelid ka nagu tööle läinud. Ja siin on Emmi Eesti turul ka, nendel on lausa nimekiri brändidest, mida nad ei võta müüki. Ja nad nii ilusti ütlevad selle, et me ei võta neid müüki sellepärast, et meie kogemusel ei leia neile hõlpsasti ostjat. Nende hind on juba, oma hind on väga odav ja tegelikult seal ei ole korduskasutusväärtust. Ja minu jaoks on see slaid nagu, ma olen seda kasutanud Euroopa Komisjoniga suheldes ja suurte brändidega ka, et tegelikult kui sa oled siin nimekirjas, see on sinu jaoks turu hääl, turg ütleb, et sul ei ole seda korduskasutust, et sa võid rääkida oma jätkusuutlikkuse aruannetes ringsetest ärimudelitest, aga hakkame sellest pihta, milline on su toode, et kas seal tegelikult on potentsiaal. Nüüd on see küll ühe ettevõtte või ühe platvormi nagu nägemus ja nende kogemus, aga sellel on point sees. Nii, ja mida siis edasi teha? Mina olen täna regulatsioonide usku. Mul on väga kiiresti hüppan siit üle. Ja Euroopa Liit võttis aastal 2022 vastu Euroopa Liidu tekstiilistrateegia, mis siis on loonud nagu väga suured visioonid, et ikkagi aastaks 2030 on kiirmood välja juuritud. No, see on väga suur eesmärk. Ja on siis erinevad tegevused, et koguda kokku, soodustada korduskasutust ja ringlussevõttu ja kiirmoodi ei ole moes. Ja erinevad meetmed seal all siis, mis on väga olulised siin rõhutada, on ökodisaini direktiiv, mis tekstiilide puhul on siis seab kõik need
sätestab, et milline peaks olema siis toode, et oleks kaua kasutatav ja parandatav ja ka siin on see oht, et kõik polüestrist sünteetilised rõivad võivad olla väga tugevad, tehniliselt tugevad, aga emotsionaalselt nad ei ole pikalt kasutuses olevad. See on digitaalne tootepass, mis peaks siis sellist läbipaistvust looma kogu selle tarneahetuse ulatuses, aga ka seda, et millised on korduskasutuse võimalused. Ja tootja vastutus, mis on nagu kõige olulisem, sest täna meil on ikkagi olukord ja see prügiprobleem on sellepärast, et seda sektorit ei ole reguleeritud. Ja brändidel ja tootjatel ei ole mitte mingisugust vastutust selle eest, mida nad turule panevad ja mis mahus nad panevad. Ja nad ei osale selles kokkukogumises ja selles ringlusse suunamisel. Mina oma 15 aasta jooksul, mis ma seda valdkonda olen jälginud, et need brändide initsiatiivid, vabatahtlikud, need on kõik väga toredad. Need ei ole kuskile eskaleerunud, seal ei ole suuri numbreid taga ja see ei vii kuskile, et meil tegelikult on vaja ikkagi regulatsiooni, mis kehtestab tootja vastutuse. Nüüd on küsimus, et kas see tootja vastutus tuleb 10 senti pluusi pealt või ta tegelikult paneb ka ikkagi reeglid, et seda odavat 2 eurost asja, mida kasutatakse 2 korda ja visatakse ära, mis väga palju mikrokiudu eraldab veel, et kas see peaks olema samamoodi maksustatud kui see siidikleit või villane kampsun. Et see on nagu see, ka teie oma töödes, kui teilt küsitakse nagu disaineritena tagasisidet selle regulatsiooni nagu tegemisse, siis tõstatage need teemad, et ei oleks nii, et see plast ja polüester ja suurbrändid, kiirmaabrändid, kes seda lobistavad, et see maks tuleb selline, et tegelikult ta ei muuda mitte midagi. Ja siin on siis kõik need 16 erinevat regulatsiooni, mis on väljatöötamisel, mis on kogu selle tekstiilisektori nagu võtnud fookusesse, alates sellest, mida võib Aafrikasse eksportida, milliseid tooteid teha, kus on tootja vastutus, rohepesu, mida ka Aleksin tõi. Et see on see, mis praegu toimub. Nii et kogu sellele prügiprobleemile meil on lootust, aga meil on ka vaja nagu aktiivselt kaasa rääkida selles, et kuidas see siis kujuneb. Nii, ja et mida siis teha? Kõrge maksustamine, ikkagi sul peaks olema väga kulukas scrap'i-toote turule panna. Teine asi, et käibemaks kas 0 või alandatud korduskasutusel, parandusel, ringsetel ärimudelitel, sest nad lihtsalt ei suuda konkureerida uute toodetega. Meil on vaja harida tarbijaid ja ühiskonda. Tehnoloogia ei päästa meid ära, meie enda tarbimisharjumused ja boikoteerime seda kiirmoodi, ultrakiirmoodi. Ja nagu ka Alek tõi välja, et õpime uuesti riideid armastama. Aitäh teile. Aitäh, Kerli. Ma küsiks, kas publikus on üks kiire küsimus? Meil umbes 9 küsimuseks on täpselt aega. Jaa, palun. Oli väga huvitav presentatsiooni, kindlasti hiljem saab veel juurde küsida, sest et küsimusi mul oli ka terve rida, aga päris aega ei ole küsida. Aitäh, Kerli, väga huvitava presentatsiooni eest. Ma proovin siis seda sõnastada, seda küsimust, et eriti see viimane slaid tõi välja kokkuvõtlikult, mida saavad tegelikult täna teha tarbijad või vähemalt milliseid väikeseid samme, ja need ei ole üldse väikesed ja mitteolulised, need on tegelikult väga olulised suures pildis. Ja siis mida teeb Euroopa oma kõiksuguste regulatsioonidega. Meil on siin täna majas nii palju disainereid, Eesti väikesed disainerid ja isegi nendest mõned ka rahvusvahelistel turgudel juba tegutsevad, et mis on sinu nõuanne, mida nemad saavad ja võiksid täna teha, millele tähelepanu pöörata, et olla parem ja tunda, et ma ikkagi olen midagi selles suunas teinud, mis on tõesti kasulik. 3 asja. Et kindlasti ma tean, see võib olla keeruline, aga kindlasti teha oma hääl teatavaks poliitikakujundajatele, sest praegu on see koht, kus seda kõike otsustatakse. Et mis on vajadused, teie soovid, teie murekohad. Teine, minu arust Eesti disainerid teevad väga head asja juba ja kohalik tootmine, kiud on väga head, et jätkata seda, aga muidugi vaadata kriitiliselt, et palju seda sünteetilist on ja kas tegelikult selle nagu materjali koha pealt. Ja 3. oli ka suunamudijatega.
mul oli just üks bakalaureusetöö, mida ma juhendasin ja tegelikult suunamudijatel on ikka tohutu võim, mida need noored tarbivad. Et harida ja teha koostööd nende suunamudijatega just selle jätkusuutlikkuse ja rohepesu nagu teemadel. Et ma arvan, et need on 3 asja, mida tuua välja. Suur aitäh, Kerli!